Tere õhtust, head televaatajad ja tere õhtust ka pisut halvemad televaatajad. Järgnevate minutite jooksul toome teieni nii häid kui halbu uudiseid, kuid peaasjalikult ikka neid, mis muul meedial kiires askeldamises on kahe silma vahele jäänud, kuid mis meie maale ja rahvale siiski üliolulised on. Värske uuringu kohaselt on äsja lõppenud KOV-valimiste ainuisikuline ja tõeline võitja kandidaat Must. Must on nüüdsest nii linnapea kui volikogu esi-, kesk- ja tagamees igas Eesti linnas ja külas. Lisaks on ta kõigis antud piirkondades tagaotsitav. Sellegi poolest rahvapiiritu poolehoiu võitnud Must tegi täna ilmunud peaministri uuringu järgi oma viimaste aastate parima tulemuse. Tema esikoht on vääramatu. Juba on targu temast valminud ka presidendiportree, mille maalis Musta ihukunstnik Mart Sander. Musta ihuskulptor Tauno Kangro kavandite järgi on talle täiesti legaalselt püstitatud ka lõputu hulk monumente. Rene, kogu Tallinn räägib sinust. On rääkinud viimased juba mitu nädalat. Erinevates etappides, koalitsiooni läbirääkimistel, laua taga, väljapool lauda räägitakse ainult sinust. Rene, ole tubli. Ole tubli. Enda sõnul on Must tavaline Eesti mees, kes hindab traditsioonilisi spordiväärtusi, veel traditsioonilisemaid loodusväärtusi ja kõige traditsioonilisemaid pereväärtusi. Sõber Tiit iseloomustab Musta kui gurmaani, kes moodsa mehena seisab luksuslikuma Eesti eest ega lähe kaasa vaeste rahvapühana tuntud Musta reedega. Teadliku kodanikuna on tema põhiväärtuseks staatus ja motoks kõigile eestlastele tuntud Musta enda tsitaat "Kevad juba paistab". Siinkohal ongi paslik meenutada ajaloo vaadatuimat Kuldvillaku episoodi, milles Must küll ei osalenud, aga siiski võitis. Tere õhtust, head mälumängusõbrad. On aeg pidada maha järjekordne mälumängulahing, millega te ise kodudes saate kaasa mängida. Palun Maestro 10. Tema elust on ilmunud raamat Maestro. Ivo. Kes on? Rene Must. Õige. Palun Maestro 20. Just seda tennisisti on fännid hüüdnud ka Šveitsi maestroks. Robert. Kes on Rene Musta poeg. Õige vastus. Pärast Kuldvillaku kõikide saadete võitmist läks Eesti rahvas tänavatele, kuna rahval tekkis õigustatud küsimus, miks pole Must seni osalenud maailma vaadatuimas tippspordisaates ehk Eurovisiooni lauluvõistlusel. Nüüd spordikokkuvõte. Tere õhtust! Esimest korda on ühinenud kogu Eesti spordifännid, et küsida üks küsimus. Kus on Rene Must? Spordimaailma plahvatusliku uudisena ei ole äsja avaldatud Eesti laululugude seas selgi aastal esindatud armastatud artist Rene Must. Spordispetsialistid on stuudios. No, Priit, kui me nüüd jätkame Eurovisiooni teemadel, et kõik me ju teame, et tegelikult Eurovisioonis on üks must hobune, mida Eesti pole veel kordagi välja käinud. Neid võite oleks meil kindlasti ju rohkem. Ja, no ma juba saan aru, kuhu sa vihjad, eks me räägime Rene Mustast. No ikka. No jah, tagasi vaadates on ikkagi natuke kahju, et ta lõppkokkuvõttes ei jõudnud ju Eestit esindama Eurovisioonile, aga siin juba minu enda lugu Kallage hääl, sellega oli ju tegelikult niimoodi, et algselt pididki seda laulu laulma Maarja-Liis Ilus ja Rene Must. Aga sai ka esimesed salvestusproovid ja töökohtumised tehtud. Aga see Rene osutus niisuguseks sekspommiks või kuidagi tal on mingisugune selline aura, et noor tüdruk ei saanud keskenduda absoluutselt. Ta ei olnud võimeline adekvaatselt laulma, kuigi nii kui Rene kõrvalt ära läks üksinda oma partiid lauldes, super, aga nii kui Rene kõrval, tüdrukul täiesti tähelepanu ainult pilk vilab, eks ju, Rene suunas. Me ei saanud niimoodi minna peale, et sul ikkagi noor artist ei ole võimeline keskenduma. See oli nüüd selline lugu, ja siis, ma ei teagi, keegi soovitas, et kui järsku loeme Ivo Linnat, et ega ta sellega võrreldes, et nüüd mingi vanem mees tuli kõrvale, ei olnud ju okei, aga kahju. Et ma arvan, et kui Rene oleks olnud, oleks võit ikkagi ära tulnud. No ma kuulsin jah, et Rene ütles ka, et oli nii palju olid teinud tühjasi proove, et tüdruk oli üleni näost punane ja sõnad sassis ütles, et tooge siia mingi vanamees, kes vähe lauga oskaks ja lõi käega, eks seda kahju muidugi. See oli Rene otsus muidugi, eks? Eks see oli kogu tiimi otsus, et me saime aru, et nii me ei saa Eestit esindada, et kui kõik ei suuda osalejad keskenduda ainult sellele, mida laval peab tegema. Kahjuks ei saanud Must ise täna meie saate otse-eetrisse teemat kommenteerima tulla, kuna teadagi on ta hetkel Martin Repinskilikult iseend lennutamas oma esimesele peaministri lähetusele. Meie toimetusele saadeti hetk tagasi eksklusiivsed otsekaadrid sündmuskohalt. Lugupeetud reisijad, teid tervitab lennuki kapten Must. Stewardess,
tulge palun siia. Ja reisija, mis teil viga? Mul on selline küsimus. Mis kellast jõuab see lennuk Budejovitšisse? Budejovitšisse me jõuame 7:07. Oota, aga siis ma jõuan just veel ära käia. Aga teie, stjuardess, palun tervitage ja õnnitlege tänast jubilari, pilooti Must. Saab tehtud. Must on iganädalane külaline ka Eesti skandaalseimas pühapäeva hommikuses heterosaates Hommik Anuga. Eksklusiivselt toome teieni väikese lõigu homsest saatest. Aga ma ei tea, kas sa seda tead, et ju meie võidulool oleks pidanud ka, algselt oli soov autoritel Everybody, eks kui me räägime sellest loost, et Rene oleks olnud tegelikult see laulja, kelle rolli täitis praegu Tanel Padar. Oli selge, et Benton on, see oli selge, aga et kes see teine laulja on, ja see oli kohe selge ka, et esimene valik oli Rene Must. Aga seal oli muidugi see jama, et ega Renel on ikka päris hea muusikaline maitse. Talle mängiti see demo ette sellest Everybodyst. Ja ega talle see eriti peale lendes, talle tundus natuke kerglane isegi, võib-olla nagu liiga lihtsakoeline lugu. Ja ta oli kohe algusest peale see, et kuna ma ei tea, et kas see on ikka see minu tassike teed, et järsku tuleb kunagi mõni kabedam lugu, aga ikkagi toimus kohtumine. Kuna teda veendi, et saage siis vähemalt korra Bentoniga kokku, et järsku tekib mingi sünergia. Aga seal juhtus niivõrd napakas asi, et mida võib ka ette arvata, mis juhtus, eks ju, et esimene kohtumine, Benton ulatas käe ja ütles, et Benton ja Rene hakkas ka kätt ulatama samal ajal, ütles, et Must ja Benton solvus kohe, eks, et ühesõnaga, nagu selline filmilik mööda rääkimine tobe situatsioonikas ja Benton astus uksest välja, ütles, et tema sellise ülbikuga ja eelarvamustega vennaga ei hakka tegema. Ja kõik tegelikult klappis ja Renele ka lugu eriti ei läinud sarve ja nii see asi ei soiku, aga metsikult kahju muidugi, et see niimoodi ära ei. Kurb jah, sest see Rene energia oleks ikka olnud hoopis midagi muud kui Tanel. Tanel oli tollal ikkagi poisike, Rene oli ikkagi juba mees kõige paremas mõttes, eks ju, ja mis seal teha. Reklaamipaus on ainult üks samm alkoholivabast õllest kumminaiseni. Külastage meie hästi varustatud kauplusi. Nagu Must on Eesti rahva lõpetanud, siis ega küllale liiga ei tee ja edevusmeest ei riku, vaid ainult kaunistab. Niisiis, lisaks homsele otse-eetrile hommikuses Anu saates astub Must Eesti rahva ette ka pühapäeva õhtuses Su nägu kõlab tuttavalt finaalsaates. Meil on eksklusiivne võimalus piiluda kaadri taha ja kuulda ekspertarvamust, mis vankumatult ja möödapääsmatult kinnitab kihlveokontorite ennustust ja Musta võidu ainuvõimalikkust. Aga räägime siis selle looga lahti, et sa oled ju Kreisi raadio vendadega palju koos teinud, et me ju kõik teame tegelikult, kust tuli see nimi Black Rocket, eks on. Nojah, kuna Oja-Peeter ja need head tuttavad ja üldtunnustatud nagu sugumürsk ka, tollal oli ikka palju pulli, tehti noored kõvad vennad, eks kõik on teinud mingit tsirkust ja sealt sai ju Oja-Peets väga hea idee, et ta tahtis ka omamoodi olla võimus sugumürsk ja sealt ka see ju Black Rocketi raketi kuju isegi tema särgirinnal, eks ju, ja tunnus või logo, või kuidas seda öelda. Nojah, esialgne tööfail oli, mida ma olen näinud, seal oli kirjas Must mürsk, eks, et võis arvata, et inglise keelde. Vaata, olid ajad, kus inglise keelde müüs paremini, eks, et siis tehti sellest Black Rocket, eks. Ja ma ütlen, et võib-olla, ma ka siin kompan neid võib-olla natuke delikaatsemaid servasid, et võib-olla oli täiesti ainult Must mürsk, aga tõsi ta on jah, et niimoodi sai Black Rocket oma nime, et igal juhul oli inspiratsiooniallikas Rene. Aga eks selle Letosveti taga oli ka Rene, et kelle teisi aju suudaks ikka sellise asja välja mõelda, et see on ju täiesti erakordne lugu. Jah, et ma olin ise samuti selle loo tegemise juures, et eks seal ikkagi nii-öelda kaadri taga figureeris Rene ideid ikka päris palju, et ei pääsenud tema kohale olekust heas mõttes ka siis. Aga ta on ju selles mõttes head võtta, aga ta ju peale ei sugu, eks, et ikkagi viskab neid mõtteid, aga need mõtted on lihtsalt nii eriklassist, et need... Nojah, ta ei lähe ise nüüd ennast sinna aupaistele sättima, ta pigem on nende lugude juures ikkagi lõpuks nii-öelda alliks kardinaliks ja see näitab ka omamoodi mehe väärtust, et ta ise nagu ei tüki samas esile
kuigi ta teab, mida ta panustanud on. Eks vabamõõlased pidid ju Tallinna looži nimetama ka Rene nimel. Vaat seda me ei ole kuulnud. Ja maal on juba tellitud sinna ja nii edasi. On jah? Et eks ta ju mõjutab iga meie elus ja igapäevaselt. No, aga igal juhul au ja kiitus, et ta on selline mees, ega maailma ajaloos on ju neid nii-öelda varjatud taustajõude, kes ise ei ole esil, aga ilma kelleta ei oleks palju suuri asju toimunud. Et iga päev on Musta sünnipäev, on meieni vahepeal jõudnud ka sünnipäevaõnnitlused, mille on ETV-sse saatnud Musta austajad ja ametliku fännklubi liikmed üle kogu riigi. Jagame siinkohal parimaid palu ehk neid videolõike, mille saatsid meile Eesti Rahvusringhäälingu täiesti legaalsed annetajad. Kui on meri ja hing, must mis must, astub kapten väljasust ja leiab sadama. Palju õnne, Rene Must. Soovib? Jüri ja kompanii. Rene on väga tubli mees. Rene on igasuguseid asju teinud ja nüüd lõpuks ometi künnab ka hariduspõldu. Jõudu sulle, Rene, ole sama tubli edasi. Hea Rene, Eesti mehaalika insenerid tervitavad sind juubeli puhul ja soovivad, et su aju töötaks ka edaspidi nagu must kast, oleks täis müstilist ja originaalsust, et su mehhanismid ja sõlmed oleksid alati aitatus töökorras, hooldatud, määritud ja õlitatud. Head õlitamist, palju õnne! Rene on ilus mees. Rene on minu lemmikmees. Rene on minu lemmikmees. Soti Rene, must kotkas Albaania lipul, Albaania rahvas, Albaania vutsidega naised ja vitamiinirikkad joogid jäävad sind alati igatsema. Tule ikka meie juurde tagasi. Kallis sünnipäevalaps, head külalised. Kui keegi oleks 35 aastat tagasi öelnud, et tulevikus on Rene koolipapa, siis see oleks andnud ainest paljudele naljadele. Aga nüüd on see tegelikkus. Rene pühendunud töö on kasuks kõigile. Lapsed saavad hea hariduse, õpetajad saavad eestimeelse ilmavaate, kool on hästi hoitud ja hooldatud, linnal on vähem probleeme koolide korraldamisega, riik saab häid kodanikke ja maailm muutub paremaks. Ühesõnaga, igas koolis peab olema oma Rene, it just must be. Kallis Rene, palju õnne sünnipäevaks. Hi Rene, palju õnne sünnipäevaks. Must on jätnud sügava jälje kõigi inimeste südametesse, kellel on olnud õnn temaga oma elu jooksul kokku puutuda. Järgnevalt mõned edevamad meenutused meeste poolt, kes Musta tuntusest samuti oma osa soovivad saada. Eesti Rahvusringhääling kade ei ole. Oi Peeter, mis sa siin teed? Leidsid need vana ülikooli matrikli ja diplomi üles ja siis tuli meelde, et küll on ikka hea ja mõtlen siin, et küll on ikka hea, et Renega omal ajal koolis kokku saime ja koos õppisime. Tal on imeline võime kõiki inspireerida ja inimesed leiaksid endale uusi andeid ja võimeid ja tema õpetas meid ka kultuurselt tapsutama. Viin on teatavasti tarkade inimeste jook ja kuna meil selle hobi peale ühiselt läks päris palju aega, siis saime me ka aru, mis tähendab iseseisev töö ja tugev vaimne pingutus, sest Rene ütles tihti, et tugev töö sessi ajal tagab puhkuse semestris. Ja tänu sellele ongi mul siin matriklis väga head hinded, et kui sul sõbraks on must, siis on ka õpitulemused paremad. Minule Rene meenub kui väga tubli tudeng, kes oli väga õpiimuline. Ta teadis, et alati kui eksamile tuleb minna, siis peab väga hea mulje jätma. Tema alati kammis ilusti soengu pähe, tuka. Tips oli ees ja kõik oli puha. Ja siis mul meenub eksam ja lemmikõpetaja, tugevusõpetusõpetaja härra Peipmanni juures. Ja Rene läks sinna ja siis ta ütles, et temal on lihtne inimene, teine Eesti tänapäeval saate aru, et temal ei ole siukseid vidinaid. Temal ei ole arvutit, millega arvutada. Kui temal on vaja siin ülesannet teha, siis tema hakkas teda niimoodi tegema oli ülesanne, et mingi asi sai kokku oletame A, siis oli mingi teine asi oli B, siis A pluss B võrdub C. Reaalses ülesandes oli kõik õigete numbritega, kuna arvutit ei olnud, siis ta nii tegi. Ja niimoodi ta jõudis vist tähestiku lõpuni ja lootis, et saab niimoodi arvestatud, aga mulle tundub, et ikka Peipmanit niimoodi ära ei petnud. Tere, olen Margus, Rene grupivend ja tahan jagada ühte lugu, kuidas minust Tallinnasse sisserändajas sai ametlik linnakodanik. Olid aastad 90-ndad, mina olin noor riigiteenistaja, Rene aga sellel ajal juba tõmbas linnatüüri juures kongi. Sattus olema sellel ajal meil üks grupi kokkusaamine. Ja üldises vestlusringis poetasime muuseas ka ühe laus, et mul on mure elamispinna pärast. Möödus mingi aeg ja ühel päeval helistub mulle linnavalitseja Rene
ja mäletades minu seda repliiki, hakkas ta rääkima, kuidas minu leivaisal on tegelikult võimalik taotleda tööandja eluruumi. Jah, imet. Möödusid mõned kuud ja tänu Rene näpunäidetele ning ilmselt ka eeskostele oli minul Tallinnas esimene kodu. Selles majas, mis paistab praegu siin mu selja taga. Kõlas nagu muinasjutt, aga tegelikult räägib see lugu Renele omasest empaatilisusest. Registreerida ühest pealiskaudsest jutuvadast kellegi probleem, võtta sellele mõelda ja lõpeks välja pakkuda enda teadmistele põhinev lahendus, see ei ole tänapäeval sugugi mitte tavapärane. Minu elu muutis tol hetkel oluliselt. Peale seda ei olnud enam minu olmega seotud tulevik sugugi must. Aitäh sulle, Rene! Suur tänu vaatamast ja keskmist õhtu jätku teile kõigile sinna peole. О, боже, какой мужчина! Я хочу